Iraanis valitseb paanika, kuna revolutsiooniline kaardivägi ja regulaararmee lähevad omavahel vastamisi. Trumpi surve, USA blokaadi ja internetikatkestuse taustal, mis püüab varjata režiimi sisemist lõhet. Sel neljapäeval 2026 aasta 21. mail Teherani, Tabrizi, Isfahani, Avazi ja teiste tundlike piirkondade linnadest saabuvad teated näitavad, et kriis ei ole enam ainult riigipiiride taga ega ainult tuumaläbirääkimiste laual. Pinged ilmnevad nüüd Iraani sõjamasina sees. Revolutsiooni kaardivägi süüdistab armee üksusi info lekkimises, vahistab ohvitsere ja püüab kontrollida vägesid, kes ei paista enam vaikides kuuletuvat. Ja kui režiim peab jälgima oma enda sõdureid, samal ajal kui Trump survestab väljastpoolt ja rahvas on seespool teadmatuses, tekib paratamatult küsimus, kas Iraan seisab silmitsi ajaloolise sõjaga? Kas välissõda või sisemine kokkuvarisemine? Kas revolutsiooni kaardivägi kontrollib endiselt Iraani või on hakanud juhtimist kaotama? Kas Trump näeb, kuidas režiim kõige haavatavamal hetkel seestpoolt murdub? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajast teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, alves ja usaldusväärsuse standardi järgi. Revolutsiooniline kaardivägi loodi selleks, et kaitsta režiimi poliitilist võimu, mitte ainult piiride kaitsmiseks. Regulaarme on teise päritoluga, teise funktsiooniga ja teistsuguse suhtega elanikkonnaga. Seetõttu on nende kahe jõu vastasseis nii kaalukas. Sisemiste allikate andmetel algas pinge pärast seda, kui kaardiväe komandorid ajasid armee ohvitserid ja sõdurid välja ühiskasutatavatest sõjaväerajatistest, süüdistades osa neist raketibaaside ja droonirajatiste kohta teabe edastamises Iisraelile ja USA-le. Pärast seda järgnesid lokaalsed kokkupõrked, kaotused mõlemal poolel ja kümnete armee sõjaväelaste kinnipidamised. Režiim püüab seda käsitleda üksikjuhtumina, kuid poliitiline sõnum on tõsine. Kui üks relvajõud hakkab teist umbusaldama, ei ole probleem enam ainult operatiivne. Küsimus puudutab siis juhtimist, lojaalsust ja ellujäämist. Revolutsiooniline kaardivägi on alati toiminud võimu kõvakääna, mida kasutatakse protestide mahasurumiseks, vastaste hirmutamiseks ja vallutatud alade kontrollimiseks. Regulaarmee kannab rahvusliku institutsiooni mainet isegi režiimi surve all. See erinevus seletab, miks kokkupõrge hirmutab Teherani nii palju. See näitab, et automaatne kuulekus ei tundu enam nii kindel. Mainitud linnad suurendavad samuti juhtumi kaalu. Teheran on poliitiline keskus. Tabrisil on vastupanu ajalugu ja piirkondlik jõud. Isfahan asub tundlike piirkondade lähedal, mis on seotud tuumaprogrammiga. Aabas asub piirkonnas, mida iseloomustavad kohalikud pinged ja Araabia-Iraani kohalolek. Kui teated kokkupõrgetest ilmuvad nii erinevates kohtades, kasvab hirm, sest tegemist ei ole kauges kasarmus peetava vaidlusega. Probleem levib olulistes valdkondades nagu julgeolek, energia, logistika ja sisekontroll. Internetikatkestus muudab kõik reaalajas kinnitamise palju raskemaks, kuid paljastab ka režiimi meetodi. Side katkestamine ei ole rahuliku jõu märk. See on märgiks valitsusest, kes kardab pilte, kardab videoid, kardab lekkeid ja kardab, et rahvas saab aru kriisi tegelikust ulatusest. Netbloksi jälgimisteenus teatas, et Iraani internetikatkestus kestis juba 12. nädalat, mõjutades umbes 90 miljoni elanikuga riiki ja piirates juurdepääsu sõltumatule teabele. See kommunikatsiooniblokaad on mõeldud selleks, et takistada elanikel näha režiimi sisemisi lõhesid. See raskendab protestide koordineerimist. See aitab varjata vahistamisi, sõjalisi liikumisi ja relvastatud rühmituste vahelisi konflikte. Kuid sunnitud vaikus tekitab ka teise efekti. See suurendab umbusaldust. Kui inimesed ei saa sugulastega rääkida, uudiseid kontrollida või pilte avaldada, kasvab tunne, et midagi suuremat varjatakse. Samas, kui see toimub Iraanis sees, hoiab Trump väljastpoolt survet peal. 20. mail 2026 kordas ta, et Ameerika Ühendriigid ei luba Iraanil tuumarelva omada ja hoiatas, et Washington võib rünnata veelgi jõulisemalt, kui kokkulepet ei saavutata. See avaldus tuli ajal, mil läbirääkimisi kirjeldati kui otsusele lähedal olevaid, kuid ilma kindla kokkuleppeta.
Donald Trump pani valiku lauale, kas Teheran nõustub tõsise dokumendiga oma tuumaprogrammi kohta või seisab silmitsi uue USA-poolse eskalatsiooniga. Mereväeline surve tugevdab seda strateegiat. Samal päeval peatasid Ameerika Ühendriikide sõjaväelased Iraani kaubanafta-tankeri MT Celestial C Omaani lahes, kahtlustades Ameerika blokaadi rikkumist. Laev kontrolliti läbi, vabastati ja sellele anti korraldus kurssi muuta, teatas Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus. See näitab, et blokaad ei ole ainult sõnades. Revolutsiooni kardivägi püüab vastata, luues Hormuzi väinas kontrolli illusiooni. Iraan teatas, et otsib koos Omaaniga mehhanismi mereturvalisuse tagamiseks ning rääkis laevade liikluse protokollidest. Ka läbirääkimised kuuluvad sellesse hirmumängu. Pakistan viis Ameerika Ühendriikidele Iraani poolt uuendatud ettepaneku, et püüda konflikt lõpetada. Kuid Reuters teatas, et kõnelused olid endiselt takerdunud põhiküsimuste taha. Tuumaprogramm, Hormuzi väina kontroll, mereblokaadi lõpetamine, sõjakahjude hüvitamine ja Iraani naftamüügi taastamine. Teheran soovib leevendust enne järeleandmisi. Donald Trump tahab järeleandmist enne leevendust. Selles ummikus püüab kaardivägi näida tugevana. Kõige tundlikum punkt on see, et režiim seisab silmitsi kahe survega samaaegselt. Väljaspool piire on Ameerika Ühendriikide merevägi blokeerimas teid. Donald Trump nõuab täielikku vastust ja piirkondlikud liitlased tegutsevad ettevaatlikult. Iraani sees ilmuvad teated relvastatud kokkupõrgetest kaardiväe ja armee vahel, ohvitseride vahistamistest ning strateegilise teabe lekkimise hirmust. See kombinatsioon on ohtlik, sest suletud režiimid suudavad väliskriisi mõnda aega taluda, kuid kannatavad palju rohkem, kui kahtlus jõuab nende enda julgeolekumasinasse. Revolutsioonikaardivägi teab, et sisemise usalduse kaotamine tähendab poliitilise kontrolli kaotamist. Seetõttu reageeritakse vahistamiste, jälgimise ja süüdistustega. Lekitamisega süüdistatud armee ohvitserid muutuvad sihtmärgiks, sest kaardivägi näeb igat lünka eksistentsiaalse ohuna. Kui regulaarvägi hakkab kaardiväe korraldustele vastu seisma või keeldub Iraani linnades operatsioone läbi viimas, hakkab režiim üha enam toetuma ideoloogilistele üksustele, sisemilitsatele ja luureteenistustele. See toob kaasa rohkem repressioone, rohkem paranoiat ja suurema eksimisvõimaluse. Ka regulaararmee ei esine ühtse blokina. Nagu allikad kirjeldavad, on olemas rühmad ja sektorid, mis näitavad üles vastupanu, ärritust ja umbusaldust. Hirm valitseb just seetõttu, et see ei ole avalikult välja kuulutatud lahing, millel oleks algus, keskpaik ja lõpp. See on laialivalguv sisemine võitlus, kus struktuuri osad testivad piire, jälgivad reaktsioone ja mõõdavad, kes veel kellele allub. Kui juhtkond peab interneti välja lülitama, sõjaväelasi vangistama, uudiseid kontrollima, vahendajate kaudu läbi rääkima ja mereblokaadile vastama, siis ei ole ta mugavas olukorras. Kui kokkupõrked jäävad üksikuteks, püüab Teheran neid maha suruda vahistamiste ja infovaikusega. Kui uusi teateid ilmub teistest linnadest, peab režiim jagama oma jõudu Trumpiga läbirääkimiste pidamise ja oma enda vägede kontrollimise vahel. Kriis süveneb, sest hirm on kandunud mujale. Varem püüdis Teheran levitada hirmu välismaal tuumaähvardusega. Nüüd ilmneb hirm režiimi enda struktuuris, mis on seda aastakümneid üleval hoidnud. Revolutsioonikaardivägi võib jätkuvalt jõudu näidata, kuid kui nad teavad valvama oma enda armeed, takistama lekkimisi ja vahistama oma riigi sõjaväelasi, on märk selge. Võim on küll alles, kuid see ei toimi enam sama enesekindlalt. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi ja tõepäraselt informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.